Sa oled eelkõige tuntud kui väga hea jalgpallur. Räägi, kuidas sa üldse jõudsid jalgpallini? No tegelikult minu, ütleme siis nii, et karjäär sai alguse siis juba 4-aastaselt, kui ma elasin sellise suure väljaku kõrval ja alustasin oma jalgpalli teekonda sealt samast, et neljaselt ma alustasin ja mängisin juba suurte meestega tegelikult, et selline päris tugev alguseks, aga peale seda ma läksin 6 trenni ja senimaani siis olengi järjepidevalt tegutsenud ja mänginud Tammeka ridades, ja siiamaani, et vahepeal siin ka koondised esindanud ja nii edasi. Aga mis on see, mis sulle jalgpalli juures kõige rohkem meeldib? Mis mulle meeldib? Jalgpall on tegelikult siuke spordiala, mis ühendab, et kus sa saad oma meeskonnakaaslastega igapäevaselt koos olla ja selline kommunikatsioon ja selline üksteisele motivatsiooni andmine ja väljakul tegelikult ongi see, kus kõik on ühe asja eest väljas ja võitlevad ühe asja nimel, et see on see võit siis et ma arvan, et sellest punktist võiks lähtuda. Aga mul on tegelikult väiksest peale on mulle jalgpalli meeldinud, sest mingisuguseid teisi spordialasi enda teada ma ei ole teinud. Et see on mulle väiksest peale meeldinud ja ma tõesti siiamaani seda väga armastan ja teen naudinguga ja täiel rinna seda asja. Ma tean ka seda, et mingi aeg tagasi kahjuks pidid sa loobuma mõneks ajaks jalgpallist. Räägi, et mis juhtus? Ja, see oli tegelikult selline päris kurb õnnetus, kui nii võib öelda. Et see tegelikult tekkiski ülekoormusest, kus mul oli tegelikult tol perioodil hästi palju mänge ja hästi palju trenne ja lihtsalt üks hetk siis see jalg keha andis mulle siis sellest märku, et oleks aeg puhata. Ja peale seda tegelikult oligi, kus ma sain endale tegin põlvele päris tugevasti liiga ja tänaseks päevaks on mul sellest vigastusest möödunud juba aasta, nii et aasta aega see vigastus mul oli ja siiamaani järjepidevalt ikkagi püüan ennast hoida vormis ja uuesti mänguvalmis ennast saada. Aga tänaseks päevaks tegelikult olen juba meeskonnaga trenne teinud kõvasti kaasa ja olen juba ka palliplatsile tagasi naasenud, kuhu ma kuulun ja selle üle mul on ainult hea meel, et õnneks mind on õnnistatud sellise kõrge enesedistsipliiniga ja mitte alla andja instinktiga, et siis ma olen sellise sihikindla eesmärgiga, et uuesti ikkagi väljakule joosta ja teha selliseid suuri tegusid. Aga siis, kui sa väljakul ei olnud, ei jäänud sa ka käed rüppes istuma, vaid tegelikult võtsid kätte ja mõtlesid, et võiks hoopis midagi muud teha ja sellest sündis siis Kevin Rääbise bränd. Kust see kõik alguse sai? Ja, no mulle alati meeldib öelda, et igal õnnetusel on õnnelik pool, eks, et see sai tegelikult alguse sellest, et ikka kui sul on trennid ja mängud ja asjad, et siis sa oled nagu rongis, et nagu oravrattas, kus sul ei ole võimalik välja saada, et see igapäevane rutiin, eks. Aga tol hetkel tuligi see vigastus ja siis saigi natukene mõtteid mõlgutatud ja aega maha võtta ja sai nagu aega pühendada iseendale ja siis tekkiski tegelikult idee, et luua mingisugust teist väärtust ka siis jalgpalli kõrvalt ja seda siis brändi näol. Ning kõik see protsess tegelikult kestiski siis kõik see idee ja ideest teostuseni läks siis kuskil seal 8-9 kuud, et kui ma lõpuks siis selle kõigega välja tulin, et võttis see aega, aga ma arvan, et see sai päris vahva, et natukene teistmoodi lähenemine ja natukene selline tuua siia särtsusi ja igapäevaellu ja teha midagi teistmoodi ja erineda, et ma arvan, et see on see antud hetkel see võti. Kas on plaanis siis tulevikus rohkem tegeleda selle brändiga, kas see jääb hobiks ja pigem ikkagist on jalgpall see, millega sa tegeled või kuidas need tulevikuplaanid siis on? No ütleme nii, et eks bränd kõnnib minuga käsikäes ja hetkel ikkagi on minu prioriteet ikkagi minu potentsiaal ehk siis jalgpall, et kus ma oma energiat panustan kõige rohkem. Aga loomulikult tahame ka brändiga tegelikult suuri tegusid teha, sest see on ma võin ka julgelt hetkel öelda, et Eestis ma ei tea, kellel oleks jalgpalluri või sportlasel bränd, et see on selline omanäoline ja natukene teistmoodi lähenemine.
et aga ma usun, et ikkagi hetkel on see, mis mulle meeldib ja mida ma teha tahan, on ikkagi jalgpall. Aga kõik on võimalik ja ei ole välistatud, et tegelikult ju see bränd nii-öelda võib üks hetkel kasvada minu kõrval väga suureks, et ma arvan, et kõik on võimalik ning lihtsalt ise tuleb vaeva näha ja siis tulevad ka nii-öelda ülejäänud asjad lihtsalt lisaboonusena. Kevin, sa oled 23-aastane, sa oled väga edukas sportlane, nüüd ka ettevõtja. Kust on tulnud, ütleme siis selline positiivne ellusuhtumine ja see, kui sa ütledki, et kõik on võimalik? No tegelikult nagu öeldakse, et suhtumine tuleb tavaliselt ju noorest peast juba, et kus on nii-öelda siis vanemate kool, kes on sind kasvatanud, eks. Et ma arvan, et siinkohal võiks teha suure kummarduse minu vanematele, kes on minust sellise inimese kasvatanud, et mul tegelikult on ka see, et ma ise olen tegelikult hästi suur enesetäiendaja ja mulle meeldib ennast pidevalt arendada edasi ja edasi, et ma olen väga suur raamatute lugeja kusjuures, et mulle meeldib ennast täiendada ja arendada ja tahan, kui ma juba siin maailmas olen, eks, siis ma tahan ka suuri tegusid korda saata, et ma ei ole siia niisama tulnud. Et minu eesmärk ja prioriteet on teha vinget asja ja ajada väga vahvaid asju korda elus ja ma usun, et mul on see potentsiaal olemas ja neid ma tahan ainult realiseerida. Et ma usun, et kõik on võimalik lihtsalt, kui sa ise väga tahad, siis kõik tuleb lihtsalt, näe vaeva ja suuna oma energia sinna, kus sa tahad ja see tuleb sulle ka vastu. Mida sa ütleksid võib-olla teistele noortele, kellel samamoodi võib tulla elus selliseid raskemaid perioode, et kuidas hakkama saada ja mida teha? No, fakt üks on, et loomulikult ei tohi pead norgu lasta, et sellest tulebki tegelikult ju lähtuda, et päris paljud on ju, kes lihtsalt nii-öelda midagi siis juhtub ja annavad nii-öelda kergesti alla ja ongi kõik, et tegelikult ei ole, et ma ütlengi, et igal mündil on kaks poolt ja pigem lähtu sellest, et elu annab sulle mingisuguse signaali, millest sa võiksid midagi õppida, et see ei ole ma ütlengi, et õnnetus näitab midagi ja see pigem nagu õpetab sind, et ka mina olen tegelikult selle kõige kõrval just kasvanud ja arendanud, et elu annab sulle erinevaid nii-öelda siis signaale just, aga noortele loomulikult, et pigem ikkagi hoidke pea püsti ja ikkagi tehke seda asja edasi, mis teile meeldib. See on kõige tähtsam, et just see, mis teile meeldib, et ma arvan, et sealt tuleneb kõik ka see tahtmine ja kõik muu, et see, mis teile meeldib, ma arvan, et see on kõige tähtsam, aga just hoidke nii-öelda pea püsti ja kõik tuleb, mis tulema peab. Aga kus sa ise näed ennast näiteks 10 aasta pärast? No, ma arvan 10 aasta pärast tegelikult, mul on päris pikalt oma eesmärgid paika pandud, aga 10 aasta pärast ma usun, et ma olen jalgpalliplatsil tegelikult väga vinge tegelane ja selline ikkagi eeskuju eelkõige. Et just ka noortele ja samuti võib-olla ka vanematele, et ikkagi näen ennast nii-öelda sportlasena, ütleme siis eelkõige sportlasena ja loomulikult kõik muu, mis tuleb, on ainult boonus. Et kõik need ettevõtmised, mida ma teen oma tegemiste kõrvalt, kõik need nii-öelda projektid, mida ma teen, et see on lihtsalt see, mis mulle ka nii-öelda meeldib, et ma tean, et ma olen ja võin teha nii-öelda suuri tegusid, sest ma tunnetan oma sellist võimet. Aga ikkagi eelkõige ma arvan, on sportlasena ja sellise võib-olla siis ütleme nii, et ettevõtjana, et näen ma enda tulevikku ja perspektiive. Aga aitäh, Kevin, sulle selle intervjuu eest ja ma soovin, et kõik sinu unistused ja eesmärgid täituksid. Ja suur aitäh teile ja teile ka kõik ilusat ja olge te tublid.